Tere õhtust, kallis, ilus, soe, kütkestav, endiselt kütkestav Eestimaa. ei ole ammu näinud, kuulnud, kirjutanud, joonistanud, armastanud, tunnistanud. On nii? Tänase saate pealkirjaks valisin siis tunnistus. Tegelikult sobib sinna ka kinnitus ja õnnistus. Millega tegu on siis? Tegu on selline, et kui emapoolne vereliin on justkui sellise suure tingimusteta armastuse olemasolu pakkumine, siis isapoolne isaduse vereliin on see, mis kui naine jääb rasedaks, siis ta jääb jäädes naise kõrvale, ta tunnistab naist, ta tunnistab rasedust ja tunnistab seda sündivat last. Ja ta kinnitab naisele, et ta on mees, ta on olemas, ma jään sinu kõrvale. Ta kinnitab oma mõtete, tunnete ja tegevusega seda naist, seda rasedust, seda sündivat last. Ja siis see kolmas oli õnnistus, ehk siis ta õnnistab, ehk siis ta on üleni nõus naisega, kes on rasedaks jäänud. Ta on nõus selle rasedusega ja ta on üleni nõus selle sündiva lapse olemasoluga. See ongi nüüd see tunnistus, kinnitus, õnnistus, mis on seotud siis isaliiniga rohkem. Ja tere õhtust kõik, kes te saabute. Niimoodi ei ole ammu näinud, joonistanud, kirjutanud, tunnistanud, kinnitanud ega õnnistanud, on nii? Mailis on taas kord eetris ja täiesti tunnistab ülesse, et kohe mitu päeva pole olnud. Ja oleks nagu justkui aeg. Ja kes mulle seda ilusasti meelde tuletas, kui mitte märgid siin enese maamunal. Nimelt olin mina kohvikus ja joon mina kohvi ja kohvi alla pannakse selline sildikene mulle. Noh, teate, ilusates kohvikutes kirjutatakse klientidele ilusaid sõnumeid. Ja sain mina kohvi alla sildikese. Võta omaks ja sind võetakse omaks. Vot sellise sildi sain ja mõtlesin, et ollala. Tervitus, et saate temaatika olemaski. Otse nina alla füüsilisel kujul kirjutatakse mulle järgmiseid temaatikaid, mida ma järgmistel korradel võiksin saates ette nagu lugema hakata oma enese peas. Vaata, niimoodi meie kallis reaalsus räägib, kõnetab ja sümbolkeeles meile kirjutab. Nii, aga tänane saade on siis tunnistamisest, kinnitamisest ja õnnistamisest. Ja kui ma viimased saated nüüd koos oma teelistega, kes mul siin käinud on ja kellega me siin ka intervjuusid olen teinud, olen rääkinud just nimelt see, et meie sees asub justkui, just nimelt, Janek, on ju huvitav temaatika, on ju. Meie sees asub, kui ma olen nüüd viimati nendest valukehade tubadest rääkinud, ehk siis meie lapsepõlve traumades negatiivsete emotsioonidega varjutoad, millele tasakaaluks igale negatiivsele emotsiooniga lapsepõlve trauma varjutoale, kui seda pole ära leevendatud, ära rahustatud, ära lahustatud, energiat ära muundatud, siis selleks, et inimene saaks oma eluga edasi minna, selle jaoks ta otsib kohe tasakaalu. Ehk siis vaata, kui sul jalad kaotavad tasakaalu, millega sa haarad? Sa haarad kättega kuskilt kinni, on ju nii? See on täpselt samamoodi, nagu on füüsilises maailmas, kui te nagu nii-öelda libastute ja siis te üritate
noh, nii-öelda kätega haarata kuskilt kinni või siis käed enne maha panna ja ennem kui pea kukub või raske keha või selgroog või midagi kukub, te üritate käed ette panna, kui midagi on teie poole liikumas niisuguse kiirusega. Te jõuate silmalaud enne kinni panna, ennem kui miskit jõuab teie silma. Vaimses maailmas on täpselt samamoodi. Et teie lapsepõlve traumad nii-öelda selleks kehastumiseks valitud hingehaavade eksamite toad justkui. Ma nimetan praegu justkui erinevaid variatsioone ühele ja samale temaatikale. Ja vaatan lihtsalt ühte sama temaatikat võimalikult erineva nurga alt, justkui nagu 360 kraadi. Ma 253 saadet tegelikult teen ju ikkagi ainult inimesest. Ei ole ma jutuga jõudnud ei koerte, kasside ega elevantide juurde. Aga mõnikord läbi näidete ma toon siis selliseid näiteid ka loodusest, jah. On siis see, et vaatame korraks jälle läbi nende tubade. Teie lapsepõlve tubades, teie selle elu, kehastuse, hingehaavade, valitud eksamid, ehk siis teie negatiivsete emotsioonidega varjutoad, selle jaoks, et teil varjutuba teid kreeni ei viiks, et te hirmu kätte näiteks ära ei sureks, et te häbist endale otsa peale ei teeks, et te suurest kahetsusest ja kurvameelsusest oma kurbuse sisse nii-öelda ära ei sureks ikkagi endiselt, siis te teete sinna vastandiks ehk siis tasakaaluks, et kui ühest otsast läheb tasakaal kõikuma, siis te selles samas vaimses psüühikamaailmas te teete endale vastandtoa sinna. Ehk siis leevendustoa, või noh, nii-öelda saab ka nimetada põgenemistuba, leevendustuba, eitustuba, peitustuba, peitus saab ka mängida oma enese hingehaavade ja lapsepõlvetraumade negatiivsete emotsioonidega. Ja nüüd see täiskasvanuks saamine justkui tähendabki seda, et kui palju te nendest tubadest, oma negatiivsetest emotsioonidest, oma enesemaailmas olete ära tunnistanud. Senikaua, kui te ei tunnista ja jooksete leevendustuppa oma enese hirmutubade kõikumisi teisele poole nii-öelda leevendama. Senikaua te justkui kõigute, jooksete, kaotate energiat, väsite ära, jääte haigeks, teil asjad ei suju, ei õnnestu, te üritate, te tahate alustada, aga ei julge, ei saa. Te tahate millegagi jätkata, aga teil pole püsivust. Te tahate mingid asjad ära lõpetada, et noh, nagu ära lõpetada. Aga te justkui venitate nagu mingisugust püksikummi ja lõpuks on mingi temaatika 20 aastat teie sees lõpetamata. Huvitav, miks küll? Nii. Sellepärast, et suurem jagu teie enese elust kulub ära sellele samale tohutule virvendusele, mida te teete varjutoast leevendustuppa joostes. Ja kui te olete piisavalt ära leevendanud, on ju, teil hakkab parem, teil hakkab kergem, asi ta hakkab justkui sujuma, päev läheb helgemaks, päike tuleb nagu rohkem välja, muru läheb rohelisemaks, taevas läheb sinisemaks. Ja justkui nagu tundub, et sa tead, elul pole nagu täitsa vigagi, on ju, ja selline, ühesõnaga, te olete sõltuvuses oma enese leevendustubade rahustitest.
kui te ikkagi mingisuguse hea ainega laksu endale pähe ära teete siin keemialaboris. Näiteks isegi seda, et kui mul on selline või selline tuju, siis ma joon teed või joon kohvi või lähen jalutama, teen joogat või selline, siis neid võimalikke leevendustubasid, millega ennast nii-öelda taaskord tasakaalu saada ja ennast natukenegi jälle niisugune inimesena tunda, neid on nii palju, aga see on enesepettuse kõrgeimad vormid, mille peale tõsiselt palju aega ja energiat ära kulub. Te leevendate ära, joote kohvi ära, käite jalutamas, vaatate kinoteatrit või lähete meelelahutust ehk siis kuskile komöödiat vaatama. Te saate tund aega naerda, aga järgmisel 24 tunni pärast olete täpselt sama õnnetud edasi. Huvitav, miks küll, on ju nii? Ja siis on ju, lähme veel sinna ja lähme sinna ja seal on nii huvitav ja seal on nii huvitav. Ehk siis leiate ennast jälle nii-öelda elu ikkagi toob teile üles teie need samad negatiivsete emotsioonidega varjutoad toob nina ette. Kui te ei ole kaua aega kartnud, siis ta kindlasti pakub teile midagi, mida karta. Kui te ei ole kaua aega vihastanud, siis elu kindlasti pakub teile midagi, et mil jälle teie vihastamine välja tuleb. Ja kui te ei ole midagi kaua aega kahetsenud ja teie sees on see kahetsustuba olemas, siis justkui iseenesest taaskord ühe ja sama inimesega, ühe ja samal temaatikal, ühe sama sõna pärast toimub jälle taaskord nagu selline tõeline kordus. Isegi kui te vahetate seltskonna ära enda ümbert. Isegi kui te vahetate töökoha ära, isegi kui te vahetate oma mehe naise ära, isegi kui te saadate oma lapsed maale vanaema juurde korraks ja kui nad tagasi tulevad, läheb asi jälle kordusesse, sa ikkagi oled väsinud, sa ikkagi karjud nende peale, sa ikkagi ei räägi nendega, vaid sa ainult karjud. Miks küll on ju see küsimus on selline? Ja nüüd ongi see, et tänane saade tunnistamine ongi sellest, et kui sa oma enese need samad lapsepõlve traumade, negatiivsete emotsioonide varjutoad oma enese sees üle vaatad ja tunnistad üles selle varjutoa negatiivismi ja tunnistad üles selle helgema toa, millega sa leevendad selle positiivismi. Kui sa sellele hästi ausalt otsa vaatad oma enese sees, siis ta läheb justkui nagu lahustumisele. Ta läheb ise tervenemise võimesse. Miks ta ei saa terveneda lihtsalt niisama, et sa nagu ei teagi? Vaata, kui sul on füüsiliselt lõikad endale näppu, ka siis sa pead tunnistama, kui on liiga sügav haav, sa pead ära puhastama, plaastri või sideme peale panema. Aga kui sa seda eirad, mis juhtub? Ta läheb umbe, ta läheb põletikuliseks, ta läheb mädanema, ta hakkab haisema, kärbsed ussid tulevad sinna sisse, täpselt samamoodi toimub teie vaimumaailmas. Ehk siis, kui sa saad füüsiliselt endale viga, sellisel juhul sa ka tunnistad endale ja asud ennast ka füüsiliselt aitama siis, on ju nii? Füüsiliselt me kuidagi nagu saame aru, kuigi ka füüsilisi eituseid toimub hästi palju. Suurem jagu füüsilisi eitusi näiteks on kõik ravimata hambad. No ei valuta ju, sa tead küll, et kõik on ligadi-logad, aga no kui ei valuta, siis no tead, siis nagu poleks olemas, on ju.
probleemi, jah. Nii. Ja samamoodi on siis ka psüühika maailmas. Et tunnistades endale oma enese lapsepõlve traumadest ja õpitud. Väga paljud nendest emotsionaalsetest varjutubadest on meil õpitud. Et näiteks, kui meil endal seal lapsepõlves ei olegi mõnikord hästi suurt mingisugust hirmutraumat, aga kui meil vanaemal oli, ta oli seal sõjas selle pommitamise all ja ta rääkis nendest sõjalugudest, kuidas seal ja seal ja seal ja sellest ja sellest ja sellest. Ja sinu pisikesed kõrvad terve lapsepõlve kuulasid seda pealt, siis sa tegelikult oled päranduseks saanud ja ära õppinud kartmise sõja ees. Kuigi sulle endal ei ole otsest kokkupuudet sõjaga, kui ainult nii palju, kui sinu vanaema pärandas selle sulle. Selle peale tuleb meelde, et minu vanaema pärandas mulle maailma lõpu hirmutoa. Tema oli täiesti veendunud, et maailma lõpus tuld ja tõrva tuleb taevast alla ja kogu maa lihtsalt põleb ära või midagi taolist. Et kõik inimesed surevad ära. Ja siis ma sain kinnituse sellele veel justkui selle Tšernobõli ajaga, kui Tšernobõl oli kas 85-86, ma olin siis 7-8 aastane. See tähendab seda, et ma sain veel kord kinnitust, et oi, kui tuld ja tõrva ei tule, siis tuleb hoopis tuumapomm. Ehk siis minul endal otseselt lapsepõlves surmaga kokkupuudet ei olnud, aga kõik minu nii-öelda vanaema ja minu ema-isa, kes seda Tšernobõli ja kõik need tuumaplommide Hiroshimat ja siis Tšernobõlid ja sellised asjad, kes nii-öelda, et kuskil on mingisugune tuumajaam, kus on üks nupp ja seal on üks hull inimene, kes vajutab sellele nupule ja kogu maailm lihtsalt plahvatab puruks. Vaat selline tuba oli mul kunagi. Ja nüüd alles täiskasvanud eas, kujutate, et nüüd alles täiskasvanud eas, ma olin mingi 37, 8, 9, ma pakun välja, kui ma vaatasin sellesse tuppa tõsimeeli alles sisse. Ja nentisin fakti, et ma olen ikka väga uhke päranduse endale saanud. Vaat, millega ma seda leevendasin? Las ma mõtlen, kui ma ma praegu otseselt, mul on juba mõningased aastad, maailma lõpu surmahirmu, millega ma leevendasin. Tegelikult see surmahirmu, see tuli erineval muul kujul ju elus tuli, näitas ennast ja näiteks, mis mul siiamaani on ilmselt üks leevendustubasid, mis ma oma varjutubades kasutan, on ju see, et on mitte söömine kui söömise pärast, et sul on kõht tühi, vaid söömine kui rahustamise pärast. Vaat see on minu maailmas ikka päriselt olemas olnud. Et ma lähen viin ennast sööma, ma naudin seda, aga tegelikult, ja nüüd ma jõuan kui ma lähen sööma nautimise pärast, mitte see, et mul on ärevus ja siis ma viin ennast sööma. Sest et söömine, kui kõht on täis, siis läheb nagu rahulikumaks ja kõik selline. Et põhimõtteliselt, kui sa näiteks kõik trennid, mis te lähete tegema, sellepärast, et oi, mul on juba nii halb enesetunne või selline, teil on mingisugune enesesüüdistus juba peal, ma ei ole kaua aega teinud ja kui ma nüüd kaua aega ei tee, siis ma ilmselt hakkan juurde võtma ja juurdevõtmise hirmud ja paksuks minemise hirmud ja siis te lähete trenni tegema. Tegelikult on teil see hirmutuba, mida te siis leevendate nii-öelda trennis käimisega. Peale trenni te tõesti tunnete ennast ju,
Te panete seal ained liikuma ja kõik ja siis te saate ennast natukene justkui tunnustada, ma olen ikka tubli ja ma olen tubli. Ehk siis enne seda teil oli üks tuba, kus te ei olnud tubli, siis te teete midagi, et olla tubli. Aga kuna te ei vaata otsa sellele toale, kus te ei ole tubli, kus te olete alaväärsuskompleksidega nii-öelda üle külvatud, siis te teete mida iganes, et need alaväärsuskompleksid justkui nii-öelda ära leevendada, mahendada, vaigistada, pehmendada, nii-öelda endale meeldivaks justkui seletada veendumuslikult, veendumuslike tõekspidamistega endale ära seletada, et tegelikult ma ei ole ju paha, võrreldes tema ja temaga, ma olen ikka täitsa selline kobe tükk. Ehk lähe siis lausa kellegiga võrdlusesse, et ma ei ole ju kõige hullem. Aga enne seda sa omad tuba, kus sa oled ikka päris kole tegelane. Sa oled liiga vana ja liiga paks ja liiga võimetu ja liiga vähe raha saad ja emana sa oled imelik ja siis sa voodis oled imelik, ei saa hakkama võib-olla seal või mida iganes sa endale nii-öelda negatiivsetes tubades seal muinasjutte endale vestad. Sul on igale negatiivsele muinasjutule on sul olemas leevenduseks, tasakaalu pidamiseks, hoidmiseks, üks ilus välja mõeldud illusioorne positiivne muinasjutt. Ja kogu elu käibki sul selle hea ja halva, nii-öelda halbade muinasjuttude ja ilusate muinasjuttude võitluses ja tasakaalu pidamises. See on väga palju aja raiskamine, energia raiskamine, tohutu ressurss, tohutu kasutamata energeetiline ressurss on justkui, sul on üks kivi ja sa viskad seda teise kätte ja siis sa viskad seda tagasi ja siia ja vahepeal, kui sa enam ei jaksa, siis sa viskad kellelegi teisele selle teise kapsaaeda oma kivi, nagu öeldakse, jah. Üks suur võtmesõna on füüsilises aspektis soolepuhastus. See lööb selgeks nii vaimselt kui füüsiliselt imetäitse, kui puhastat keha väljutab isegi 10 kilomeetrit biokile. Täitsa olen sinuga üleni päri. Ja. Et igasugune nii füüsiliste kanalisatsioonitorude puhastus kui vaimsete kanalisatsioonide torude puhastus on teretulnud. Kuid lugu toimubki sellest, et tänase saate pealkiri oli tunnistamine. Tunnistamine ongi see algus, see sõna, et ma tunnistan oma enese hirmusid ja ma tunnistan, millega ma neid ennast ära leevendan, et tasakaalus hoida. Ma tunnistan, see on esimene samm on tunnistus. Nagu ma saate alguses teile ütlesin, et kui naine on rasedaks jäämas oma esimesel kuul, kui ta saab aru, et ta on rase, siis kui oluline on seal see, et see mees, kellest ta nagu rasestus, siis et tulevane ema ja tulevane isa justkui, kui oluline on see, et ema saaks hakata looma ema liinile väga olulist tingimusteta armastuse sellist hoitust, jah. Ja kui oluline on isa liini poolt tunnistamine. Ma tunnistan seda naist, seda rasedust ja seda sündivat last. Kui isa seda ei tee, siis peab ema ise tegema nii tingimusteta armastuse kui selle, et ma tunnistan oma rasedust ja kõike sellest. Aga kui ta ei saa seda tunnistust, sellepärast, et tema enda ema või isa, niimoodi on häbis, on hirmul, ei olegi mees, sa said vallast lapse, traali-vaali, ühesõnaga, saate aru, milline suur negatiivse traumaga hirmutubade plahvatused siis sealt käima lähevad.
et kui oluline on selle tulevase isa tunnistamine. Ma tunnistan seda vahekorda selle naisega, ma tunnistan seda naist, seda rasedust ja seda sündivat last. Ja ma kinnitan oma olemasoluga suhet selle naisega, seda vahekorda, seda rasedust ja seda sündivat last. Ma õnnistan oma olemasoluga, õnnistan seda suhet, seda vahekorda, mis on toimunud, mil rasestumine siis toimus. Ja ma õnnistan seda naist, selle naise perekonda, ma õnnistan seda rasedust ja seda sündivat last. Need on ühe ilmakodaniku sündimise jaoks siin maailmas ühed eluolulised alguspunktid. Tervitus, kes saabuvad veel. Väga eluolulised alguspunktid. Ja kui laps tuleb justkui siia maailma selle emaliini poolse sügava armastuse hoituseta ja ta tuleb siia ilma justkui selle isa tunnistuse, kinnituse, õnnistuse puudulikkusega, siis tegemist ongi eluülesandega see ise luua. Ehk siis te peate ise suurenisti selle elu tõenäolisemaks, suuremaks eluülesande punktideks on ise luua see emaliini ühenduse tingimuse armastusele ja isaliini tunnistus, kinnitus, õnnistus liini ühendusele. Siis sa pead ise, vahet ei ole, kas sa oled nüüd mees või naine, meie sees on olemas naispoolus ja meespoolus. Meie sees on olemas meie ema ja meie isa. Meie sees on olemas meie laps meie sees ja vanur meie sees. Meie sees on olemas isegi kuningas ja kuninganna ja sõdalane ja tütarlaps ja Julia ja Romeo, armastajate arheotüübid. Ja perenaine ja maag, ehk siis koduperemees justkui ja siis on veel jumal ja jumalanna, kui hästi kõrgel sagedusest vaatevinklist vaadata. Ja meie sees on olemas isegi terve Riigikogu, isegi kohalik seal vallavanem on sinu sees olemas ja siis presidendivalimised võid ka üles korraldada iseenda sees, valides iseennast. Keda sa valid, kui sa lähed valima? Mina ei ole elu sees valimas käinud ja ma ei tea, millegi pärast on tõesti niimoodi juhtunud, et ma olen kogu aeg otsustanud iseennast valida juba. Nii, aga lähme nüüd edasi selle sama kohaga, et kui oluline on, et vahet ei ole, kas sa oled mees või naine, kui palju on sul varjutubasid, kui palju on sul leevendustubasid, kas sa oled otsa vaadanud nendele, kas sa neid, nii-öelda ka, ma ei tea, et sa ei lähe süviti. Selles suhtes, et kui sa oma leevendustoas kogu oma maailma justkui paned lihtsalt teleka käima, loed lihtsalt raamatuid, mis ei ole sinu enese inimeseks olemise arenguga seotud, siis sa tegeled meelelahutusega. Mis on meelelahutus? Meelelahutus on see, et kui meel on väga sittaks segatud. Ja ma ropendan, sorry, minu saade, ma tohin. Kui minu vaimse psüühika maailm on ikka väga sotapotjaks ära justkui kokku keeratud, siis ma pean tegelema tohutult palju panustama meelelahutusele, et need meelekesed üksteisest ära lahutada, et ma saaksin energeetiliselt nii-öelda ikkagi arengus, muutumises, kasvamises sinna valguse poole edasi minna. Kui varjutubasid ära tunnistada, vaadata siukese hea muigel olemisega, mul on see ja ma leevendan seda sellega. Ja nüüd ma tunnistan seda. Ja ma olen selline.
Peale seda tunnistamist sa põhimõtteliselt saad lähemale ja lähemale sellele kohale, et sa hakkad märkama oma enese automatismi käitumisvorme. Sest muidu need on nii automaatsed. Sa ei teagi, miks sa telekat vaatad või raadiot kuulad või kogu aeg peab raadio mängima, sest et sul peab olema mingi segaja peal. Sest et kui sul segajat ei oleks, siis sa läheksid peast segaseks. Saad aru? Ja millest sa läheksid siis peast segaseks? Sa läheksid sellest oma varjutubade nii-öelda sisemise hingehaavade karjumisest. Sa läheksid peast segaseks. Siis sa paned sellele need samad justkui väga valusad hingehaavad, mis lausa karjuvad sinu sees. Sa paned sellele segaja peale, et sa ei kuuleks. Et sa ei kuuleks iseennast. Et sa ei saaks oma enese maailma ära tunnistada. Sest et sul on vaja oma mugavustsooni, milleks on leevendustoad, sest see töötab. Ta töötab ainult nii palju, et sa enam-vähem jääd ellu. Aga oma elu elada ei saa. Sest et sul ei ole energiat, sa oled väsinud. Sa jääd ellu, sa lohised elupäevadel lõpuni kuidagi välja. Aga oma enese elulolu tahtest, et jah, ma tahan alustada lugusid, ma tahan neid hoida, kanda, kesta, kasvada, toetada ja kui nad on valmis küpsed, minu jaoks valmis küpsed ja sellised, siis ma saan need anda, kinkida, jagada, laiali, lahti lasta ja uuesti alustada millegi uuega. Kui teie sees olevad maailmad, teil on väga keeruline alustada, mingite uute lugudega, mis oma elus tahad ette võtta. Teil on väga keeruline alustada uusi lugusid, sest et te ei usu endasse, uute lugude võimalikkustesse, te ei usu muutustesse, te ei usu enda olemasolusse, tahtejõulisusesse, võimalikkustesse. See tähendabki seda, et hästi palju energiat on negatiivsetes varjutubades nii-öelda ära raisatud. Kui teil ei tule välja lugude hoidmine, teil ei ole keskendumisvõimet ja stabiilselt panustamist, te ei suuda alustatut hoida, te kaotate tähelepanu, fokusseeritud tähelepanu ja panustamise, kaotate, te läheb meelest ära lausa, et te olete, ma ei tea, midagi alustanud üldse. Miks teil läheb meelest ära? Sest et te leevendas toas panite kogemata teleka käima või noh, nii-öelda juhtisite ühesõnaga tähelepanu kõrvale. Ja teil läks meelest ära, et teil on raamatud pooleli, teil on sokid pooleli, sukad pooleli, teil on see või teine või mingid õmblused on teil pooleli ja seda ja majaehitused on teil pooleli ja peenraehitused on teil pooleli ja teil on isegi suhetes temaatikate lahtirääkimised, tunnistamised on teil pooleli ja tagatipuks on see, et kui teil see kestmise osa nii-öelda kogu aeg alustate suure rõõmuga ja siis vajub ära. Noh, ei ole seda hoidjat, kasijat, kasvatajat, kohaloluga panustajat ei ole. Sellepärast, et teie energia läheb varjutubade nii-öelda protsessidesse ära ja leevendustubade rahustamise aeg, mis teil selleks kulub, see kaob sinna ära teie käest. Ja ei ole teist seda lugude hoidjat. Ja kui ei ole lugude hoidjat, siis suure tõenäoliselt ei ole ka ju lugude lõpetajat. See tähendab seda, et kui midagi saab valmis, siis te viite teda turule. Te teete sellest toote või teenuse turule ehk vanasti viidi laadale ja müüdi maha oma enese looming, mida ta siis tegid kätega. Kas sa tegid kindaid, seal riideid või kasvatasid seal kana, liha või lammast või porgandeid. Vahet ei ole mida. Vahet ei ole mida. Siis kui sinust ei saa justkui teenust või toodet sinu enese loomingust, ei saa isegi ühte plätserdist, ühte maali ka ei saa valmis.
ei saa valmis, siis ei ole ka ju kaupa, mida laadale viia, ehk siis turule viia, ehk siis teistele näidata, et kuule, mul on nüüd valmis, see on mul pakkumises. Kui sul ei ole pakkumisele midagi panna, siis ei tule ka ju, nii-öelda, et kui sa paned vilja küll põllu peale ja kasvatad suureks, aga kui sa seda vilja ära ei korista, siis tuleb talv peale ja ta mädaneb maha. On ju nii? See tähendabki seda, et midagi sa ikkagi lood siin maailmas. Sa oled juba kõrgema looja looming, kes teeb edasi mingit loomingut. Ja kui sa oma enese loomingut nähtavaks ei tee, ehk siis laadale ei vii, turule ei vii, interneti üles ei panne, fotosid ei tee, videosid ei tee, turundust ei tee, siis sa sealt nii-öelda ka ei saa seda kohta, mil sa saaksid selle anda, kinkida kellelegi edasi. Lastele pärandada. Kui sa oma maja ehitust lõpuni ei tee, siis sa oled lihtsalt üks putka, pool putka oled püsti pannud. See ei ole ju maja, see on vundament, on ju. Tervitus, kes saabuvad veel. Nii, ehk siis see viimane staadium on lõpetamine. Lõpetamine tähendabki seda, et sa oled valmis kas toote või teenuse või lugude või suhete, vahet ei ole millega, sul on vaja ka nii-öelda lõpetada need. Ja siis alles, kui sa oled oma maailmas need ära lõpetanud, viinud laadale või turule või internetti või ükstapuha, kuidas ma seda nimetan, alles sealt hakkab maailm sulle, sa kingita justkui maailmale, maailmast ta läheb suure ringi peale, maakera võib-olla ümmargune ja ühel ilusal päeval suure ringiga ta jõuab sinu juurde tagasi. Suurenisti ta jõuab tegelikult tagasi sinu laste ja lastelastele, sest et tegemist on ikkagi vereliinide, energeetiliste, nagu voogamisega. Kõik see, mis mina täna voogan, jõuab minu laste ja lastelastele ja nii edasi ettepoole. See on minu voogamine. Nii, aga kuidas see on seotud siis selle tunnistamisega? Tunnistamisega nii palju ongi seotud tunnistamise, kinnitamise ja õnnistamisega on meie enese meespoolus meis endas. Kui ma oma varju, et kui naispoolus meis endas saaks tingimusteta armastusega oma enese varjutoad armastusest nagu lahustusse viia. Ehk siis nagu valgusega valgustada, et ma näeksin, et ma saaksin oma meespoolusega tunnistada seda, mida ma oma naispooluse valgusega näen. Ehk siis ma peaksin nagu tuppa minema oma naispoolusega lambikese põlema panema seal. Armastuse ja valgusega teen toa nähtavaks ja oma enese sisemise meespoolusega, milleks on siis tunnistamine, kinnitamine ja õnnistamine. Ma saan tegeleda sellega, mida ma seal varjutoas näen, kogen ja nii varjutoas kui leevendustoas. Mõlemad toad on ülioluliselt, sest need on kõik hästi tugevalt omavahel seotud. Sest et siiamaani on niimoodi, et me nagu eitame varjutubasid ja me ülistame oma nii-öelda neid leevendustubasid. Sest mul on ju õigus käia, et kui mul on paha, siis ma saan ju ennast ikkagi ise aidata. Aga ma ei tunnista, mille pärast mul on paha. Ma tegelengi ainult nii-öelda, mul on paha ja siis ma aitan. Siis mul on jälle paha ja siis ma natukene aitan. Siis mul on jälle paha ja siis ma jälle aitan. Aga ma ei vaata seda sama alguspunkti. Miks mul on paha? Miks mul on ebamugav? Miks mul on valu? Miks mul on haigus? Miks mul ei edene? Miks mul on takistused? Miks ma lähen kurvaks või vihaseks või pettumuseks või trotsi täis või täiesti nii-öelda, et ma vajan lõpuks juba psühholoogi ja psühhiaatri ja ravimite ja rahustite ja kõik võimalike muid aineid. Aga need ained on ju leevendustubade lugu juba.
nii, et tänane saade siis sellest samast tunnistamisest. Alkoholismi puhul näiteks, noh, suurenisti on ju, alkoholism on üks leevendustuba. Inimese sees on midagi ja siis ta ühel hetkel avastas endale selle suitsetamise või alkoholi või seal veini või vein on ka alkohol, on ju, või siis kino või teatri või ühesõnaga soovitud käitumise või noh, ütleme nii, et neid võimalikke leevendustubasid, et sinu sees on ka näiteks see, et kui elu ikka väga mustaks silme ees läheb, siis sa hakkad teda ilusaks rääkima. Ehk siis sa põhimõtteliselt hakkab sinu sees toimetama sinu sees olev nii-öelda müügimehest arkeotüüp, kes su koleda maailma siis helgemaks sulle seletab. Nii. Ja alkoholi juures ongi see, et näiteks alkoholismile saab juba otsa vaadata sellisel juhul, kui inimene ütleb, et jaa, ma olen alkohoolik. Ehk siis ma tunnistan üles selle koha. Alles sellest momendist ta saab oma alkoholile hakata otsa vaatama. Ja see leevendustoas asub alkohol ei ole see otseselt, millele peaks otsa vaatama, vaid vaatama on see, mida ta sellega leevendab, mida ta sellega ära peidab, mida ta sellega eitab. Eitamine on selle sama tunnistamise vastand. Või noh, ka õigustamine. Ma õigustan ennast ära. Mul ongi õigus vihane olla. Sellepärast, et te olete kõik vastikud ja käitute minuga väga. Mul ongi õigus vihastada. Ehk siis ma veel õigustan oma varjutubade negatiivseid emotsioone. Ja mul on pikad nii-öelda uhked muinasjutud, kuidas mul on kõik õigustatud olla solvunud, sest et minuga on väga koledasti käitutud, väga koledasti öeldud, väga koledasti räägitud ja väga koledasti suhtutud ja nii edasi ja nii edasi. Eitamine, õigustamine, põgenemine ja võitlemine on põhimõtteliselt väga tugevad energia ja aja raiskamise süsteemprogrammid. Ja kui ma nüüd võtan eitamise maha, võtan nüüd võitlemise maha, õigustamise maha, tõestamise võtan maha ja lähen järgmise sammu juurde, milleks on otsavaatamine ja tunnistamine, siis sealt algab sinu vaimse maailma isetervenemise võime võimalikuste algused. Ja nii lihtne see ongi, ei olegi mitte midagi keerulist. See on umbes taoline, et kui näiteks ma võtan väikse lapse ja ta midagi juhtub, midagi läheb katki ja küsib, kes tegi katki? Ei tea. Tema tegi seal. Ehk siis ei tunnista, on ju. Seda, et ta on olemas olnud, et ta tegi midagi, et läks katki, sellepärast, et tema asub juba hirmutoas, et nüüd ma saan pahandada, ma saan vitsa, ma sain peksa minema, ma pandakse nurka, karantiini, kommi ei osteta, tal on terved suured hirmulood sinna peale, miks ta ei saa tunnistada, et tema tegi selle vaasi katki. Vaat, et see tunnistamine, vaatas, et on selline sõna, mis on ka, et kui sa lasteaia läbi teed, siis saad lasteaia lõputunnistuse. Kui sa kooli lõpetad, siis on kooli lõpetamise tunnistuse saad. Et kool nagu annab sulle tunnistuse, ehk siis ta annab sulle justkui nii-öelda kinnituse, et sa oled selles koolis käinud. Vahet ei ole, mis hinded seal on ju nii. Et ta annab sulle kinnituse, et sina oled olnud selle kooli ja selle õppeainega, siis on ju nii. See on täpselt samamoodi, mis isa annab kinnituse,
annab tunnistuse, kinnituse ja õnnistuse, et jah, ma olen selle naisega olnud vahekorras, jah, ma kinnitan, tunnistan seda rasedust ja seda sündivat last ja seda, mis hakkab edaspidi toimuma, ma võtan vastutuse. Lugu ongi seda, et kui ma ei tunnista ülesse oma varjutubade ja leevendustubade olemasolusid, siis ma ei saa võtta ka vastutust. Aga senikaua, kui ma ei ole kinnitanud ja vastutust võtnud, senikaua ei ole sa ka täiskasvanuks kasvanud. Senikaua oled sa vaimselt katki ohver, ohvrimeelse automatismide lihtsalt nagu ohvrimeelsete automatismi mõtte, tunnete ja käitumisahela oravrattas. Ehk siis kokkuvõttes ütleksin veel praegu üle. Oma enese sisemise naispoolusega valgustan ja armastan lahti oma varju ja leevendustoad. Oma sisemise meespoolusega tunnistan, kinnitan ja õnnistan nende tubade ja mõtete, tunnete ja käitumisvormide olemasolu. Kui ma olen seda teinud, siis iseeneslikult sünnib vastutaja. Enne seda ei ole olemas vastutajat. Enne seda te olete lihtsalt protsesside ohver, kogu nende negatiivismide ja leevendustubade positiivismide, protsesside paratamatu, justkui elu on paratamatu kannatuse ohver. No küll sai ikka tark saade, on ju. Ma ise ka praegu imestan. Ja kõik sai alguse täna kohvikus, kui meile pandi kohvi alla sildikene. Võta omaks ja sind võetakse omaks. Vaata, nüüd meil ongi see lõpuks, et kui sa nagu võtad omaks selle, et kunagi oli elu selline, noh, nii-öelda, et minu sees on olnud varjutubasid sellised ja leevendustubasid sellised. Ma tunnistan, ma kinnitan, ma õnnistan, ma võtan omaks. Omaks võtmisega sünnib vastutuse võtja. Ehk siis, kui ma võtan vastutuse, siis ongi see, et ma saan võtta omaks oma enese olemasolu elu kogemus. Tegelikult need varju ja leevendustoad on minu enese elukogemuslikud energiasõlmed. Kui ma saan need omaks ära võtta, siis nendest sõlmedest pääseb energia, eluenergia välja minu hetke reaalsuse alguse, kasvamise ja lõpetamise süsteemidesse. Ma saan sealt energia taas kätte. Ja mul ei teki enam see, kas mul ei ole aega, ma olen liiga väsinud, mul ei ole seda teist või kolmandat ja see tohutu rahulolematus teie enese sees kõikides erinevates eluvaldkondades. Inimese sees asuv rahulolematus, ükstapuha mis valdkonnas, kas suhetes, rahades, perekonnas, majanduses, riigisüsteemis, mida iganes valdkonnas, annab teada teie varjutubade olemasolude kogu võimalikustest. Ja seesama, et võtta omaks ja siis sind võetakse omaks. Vaata, lugu ongi selles, et senikaua, kui sa ei ole omaks võtnud, siis tõesti ei saa ka teised sind omaks võtta, sest et sa tegeled ju kogu aeg läbi elu eitamisega, võitlemise, tõestamise, oma enese veenmisega, üritad ennast veenda, teisi veenda, kuidas sul on õigus olla pahane, murjandatud, vihane, kättemaksuline, et nii-öelda oma õigusega ülesõitmine.
ma kuidagi proovin praegu tabada seda momenti, et kui sa tõesti saad nii-öelda oma ala teadvusväljad nii-öelda puhtamaks, selgemaks, helgemaks, klaarimaks, nii varjutubadest kui leevendustubade olemasolust, sa saad teadlikumaks ja teadlikumaks, siis ma kuidagi arvan, et kas nad päris ära kaovad, ma päris sellesse ei usu, sest et elu, kui sa ühe eksamitest või elu õppetundidest läbi teed, siis ega elu seisma ei jää, sest et sinu vaimne kasvamine läheb kogu aeg edasi. Seda ei saa peatada, sa oled igavikulises liikumises. Ja sinu igavikuline liikumine toimubki justkui nagu elust elusse, kogemusest kogemusse, mille sa saad läbi omandades energia sealt kätte ja järgmisesse algusesse viia. Et siis tõesti elu läheb kergemaks, helgemaks, lihtsamaks, läbipaistvamaks ja sa saad täiesti rahumeeli tegeleda ka eksimustega. Sest me oleme endiselt inimesed, isegi siis, kui me varjutoad oleksid läbipaistvamad ja omaks võetumad. Kuule, mina ennast praegu küll rääkisin täiega ära, ma ütlen sulle. Vaat selline saade siis tänaseks teile, kallikesed, kui teile meeldis, sobis ja te tahate ka minule tagasi panustada, siis minu kontonumber on täiesti nähtav ja saadaval siin kõigile ja kohtumisteni juba järgmistel kordadel. Ma tänan.